Siin on näiteks bandiidid. Neil on ju ka oma suhtlusreeglid, eks? Jah, nad seal peksavad ja tapavad üksteist, aga samas on neil mingid reeglid olemas. Ja need reeglid, näiteks, neil on välja kujunenud nende reeglite rituaalid. Seda me nimetamegi õiguseks. Ehk enne õigust olid rituaalid, mis hiljem arenesid õiguseks konkreetsete teaduste ja dokumentide kujul. Mina olen näiteks jurist õiguse kujul juriidiliste dokumentidena ja nii edasi. Ehk bandiidid sõdivad omavahel. Aga see ei tähenda, et nad iga päev üksteise pihta tulistavad. See tähendab, et nad lepivad kokku. Tulistavad üksteist, siis istuvad maha, arvestavad kaotused, mõtlevad, mida üks jõuab, mida teine jõuab, kumbki jõuk ja lepivad kokku. See tänava pool, sina röövid, kogud maksu, sellelt poolt, mina röövin, kogun maksu kioskidelt. Ja kõik. Sõda on läbi. Siis hakkasid vastuolud kogunema. Keegi neist otsustas, et ta on juba kõva tegija, tal pole enam 500 bandiiti, vaid juba 1000. Ja jälle või teine eesel. Jah, või teine eeslid. Jälle sõda, mille järel jälle lepitakse kokku. Põhimõtteliselt töötab inimkonna mehhanism samamoodi. Ainult, et seda nimetatakse õiguseks. Ehk siis maailmasõda lepitakse kokku.